Škoda on hetkel üks julgemaid firmasid, võib öelda julgemaid hetke olukorras, kõik pannakse kinni, aga hetkel meil on 100 000 vaatajat rohkem, reitingud on kõrged, reklaami on palju. Kuidas teil seisud praegu Škodaga on? Tänan küsimast. Škoda seisud on täna väga head. Seetõttu, et meil on lauseis 500 pluss autot, isegi kuni 800 võib öelda. Tõsi, on ka meie tehas täna haiguspuhkusel, aga paari nädala pärast avatakse taas kord väravad ja tulevad ka tellitud autot kenasti klientideni. Ma saan aru, et ka teie muretsete selle viiruse pärast nagu kõik hetkel ja teete kampaaniat, et inimesed ostaks oma auto hoopis e-poest. Kuidas siis on põrse kotis ostmine, et kordagi ei katsu, ei nuusuta ega ei maitse eemalt? Hetkeseis on tõepoolest selline, et meie salongid on küll täna avatud, aga nagu juures olevalt pildilt näha, siis salongid on tühjad. Seetõttu, nagu kõik muu kaubandus on kolinud internetti, nii ka automaailm. Ja täna siis Eestis võib öelda, et esimesena on Škoda avanud auto e-poe. Ja klient, kellel on täna siis vaba aega rohkem kui kunagi varem, saab valida endale sobiva auto e-poest interneti teel. Saab valida sobiva mudeli, sobiva värvi ja laoseisust olemasoleva auto ning selle juba loetud päevadega kätte saada. Kui on 500 kuni 800 autot, siis tegelikult valikut on üsnagi palju, mille seest valida. Tänane valik on tõepoolest kõige väiksematest kuni kõige suuremate liinamaasturiteni. Seal saab valida nii manuaalkäigukastide autode, automaatkäigukastide autode kuni ka siis värvide vahel. Et valikut on. Kuidas siis hetkel teie arust prognoos on, et teada on, et on väga rasked ajad kõigil ja turg on väga palju kukkunud, et aga mis te arvate, mis edasi saab? Me oleme jätkuvalt optimistlikud. Võib-olla põhjuseta, aga tõepoolest, kuna lauseis on meil hea ja loodame, et see viiruspuhang ka kiiresti üle läheb ja meie kliendid aktiviseeruvad, seda siis nii eraisikutena kui ettevõtetena. Ja me saame siis neile kohe ka soovitud autosiga pakkuda. Meil on siin ka üks klient, kes ostis sama auto siis e-poest ja sai kätte auto 8 päevaga. See on täiesti ennekuulmatu, et oma diivanilt tõusmata 8 päevaga on selle auto käes. Enamus inimesed ootavad autosid kuid, kui mitte siin üle poole aasta. Ma arvan, et lähme räägime temaga ka, mis tema sellest arvab. Nii, sina siis ostsid auto täiesti e-poest ilma kordagi kätte saamata. Aga ütle, mis tunne siis on niimoodi, et kordagi isegi ei katsu, ei nuusuta, ei tee tiiru ümber päris auto, et osta seda auto internetist? Selles suhtes ühelt poolt oli nagu väga huvitav kogemus, et tõesti, nagu sa ütlesid, et autot enne ei käinud salongis lähemalt vaatamas. Teiselt poolt jällegi tänaval ikka näeb Škodasid päris palju, et on kolleegidel Škodasid, näeb neid ka väljas ringi sõitmas ja on ka varem sees istutud Škodal, seega päris nagu põrsast kotis ei ostnud ikkagi. Aga jällegi e-poe puhul, mis on eelis, et sa saad ju tutvuda erinevate nende varustustasemetega, et saad valida enda jaoks just sobiva nagu hinna ja lisadega auto ja värvi poolest ka. Aga kuidas see oli, kui sa valisid ära värvid ja oma asjad, oma hinnavahemikud asjad olid nagu tehtud, et kaua sellest hetkest, kui sa nagu otsuse ära tegid, kaua sellest hetkest auto kätte saamiseni läks? Kokku läks 8 päeva, jah. 8 päeva on muidugi arulselt kiire, et see, kui juba edasi-tagasi käia auto salongi vahet rääkimus, juba läheb see 8 päeva mõnikord selle peale ära, eks ju. Kuidas hetkel pangad ja liisingud, kuidas nendega asjad, kontaktid toimuvad? Ja ka pangaga tegelikult käis kogu kontakt e-kirja teel, et tegelikult pärast seda, kui ma siis auto olin välja valinud ja esmase sellise ostumüügilepingu Škodaga sõlminud, siis tegelikult Škoda müügikonsultant ise algatas suhtluse juba minu valitud pangaga. Ja niimoodi ta edasi läkski, nii et siis ma pidin veel täiendavalt pangapoolsed liisingulepingud alla kirjutama, aga samamoodi digitaalselt kõik. Ja lõpuks siis olid kõik paberid alla kirjutatud ja
ja saigi autole kokku lepitud ajal järele tulla. Mis auto sa siis Škoda valikust lõpuks endale valisid ja kas oled nüüd, kui pärast esimest korda nägid autot, kui alles kätte said, oled ka rahul? No auto oli eelkõige siis ja on eelkõige elukaaslasele mõeldud ja tema on autoga täitsa rahul, et tema jaoks sai valitud siis väike auto ehk siis Škoda Fabia.